Tere kõikidele Arvamusfestivali külastajatele ja tere ka kõikidele neile, kes kuulavad ja vaatavad meid veebi vahendusel ja alustame aruteluga, mille pealkiri on Kelle mure on laste suutervis ja et sel teemal arutleda on siin 3 asjatundjat. Minu kõrval on Kristiina Steinberg, kes on hambaarstina töötanud üle 30 aasta, 15 aastat on ravinud ka siis narkoosis laste hambaid Tallinna Lastehaiglas ja ühtlasi Hambaarstide Liidu volikogu liige. Tere! Tere! Tiina Seigo on Tervisekassa usaldusarst ja hambaarst, eluaeg seisnud selle eest, et oleks suuõõned haiguste ennetamine pildis. Tere, Tiia! Tervist! Ja Kristi Paron, lasteõiguste ekspert, töötab õiguskantsleri kantseleis ja Tartu Ülikoolis õpetab lapspatsiendi õigustega seonduvat just nimelt siis meditsiiniõigustudengitele. Tere, Kristi! Tere! Alustame aga enda arutelu sellise visuaalse poolega ja meil on kõigepealt näidata teile 3 pilti. Need pildid, kui läheb hästi, peaks tulema siia. Neid on vist natuke rohkem kui 3 tuli välja. Ühesõnaga, on mõned pildid ja kui need pildid siia ilmuvad, siis hambaarst Kristiina saab rääkida, mis seal toimub. Kõigepealt meil küll visuaalset materjali hetkel ei ole, alustame siis sellise üldisema küsimusega, et kui kirjeldada seda laste suutervise olukorda täna, siis kuidas sina, Kristiina, seda iseloomustaksid? Eks kindlasti meil on väga palju tervete, ilusate hammastega lapsi. Aegade jooksul on inimeste teadlikkus tunduvalt paranenud. On väga hoolsaid, isegi mõnikord ülehoolitsevaid vanemaid, aga on mingisugune hulk lapsi, kes sinna mustrisse nagu kuidagi ei sobitu, sellepärast et nendega on hoopis teistsugused lood. Ja meil on võib-olla tekkinud hoopis uued mured võrreldes sellega, mis oli kunagi ammu. Mis need on? Mul oleks neid pilte tarvis. Tuleb vist kuidagi kirjeldada, aga jah, ma saan aru, et nii. Vist varsti tulevad. Et põhimõtteliselt meie mure algab, ütleme, et niukestest 1,5–2 aastastest ja jõuab siis sinnamaani välja, kuni üks inimene saab täisealiseks. Eks see mure läheb sealt edasi, aga siis ta lihtsalt juba tegeleb täiskasvanuna oma hammaste raviga. Ja kui me nüüd need pildid ikkagi nagu siia saaksime, siis nii, siin pildil siis on tegemist 3-aastase lapsega, kes on saanud 2 aastat ja peale rinnapiima. Ehk siis teda on rinnaga toidetud. Äkki saaks järgmise pildi? Nii, tundub, et siin nende piltidega läheb aega. See on täpselt samamoodi 3-aastane laps. Ema küll ütles, et ta enam ei saa rinnapiima, et ta sai 2,5 aastat. Et ütlen etteruttavalt ära, et ma ei mõista hukka üldse mitte rinnaga toitmist. See on inimesele väga oluline, kaasa arvatud näiteks hambumusanomaaljate ennetamiseks, aga seda peab teadma, kaua seda teha ja kuidas seda teha. Sest et nende laste puhul, nagu enamasti 3-aastaste ja vanemate puhul, kes siis meil tissitavad, nad mitte ei taha sealt süüa, vaid see on ema turvatunde, läheduse vajadus ja enamus nendest teevad seda öösel, ehk me kutsume neid öisteks tissitajateks. Võtaks nüüd järgmise pildi. Vaat see laps on nüüd paari kuu pärast 7-aastane. Küsisin vanema käest, et kuidas siis me oleme jõudnud sinnamaani.
Jah, teda toideti alguses rinnaga, seda me ei tea, kui suur see kahju või kas oli üldse kahju sellest. Aga nagu alati lastehaiglas, muide ma ütlen ette, et need lapsed on kõik käinud narkoosis Tallinna lastehaiglas ja viimase aasta jooksul mitte ei ole kuskil interneti avarustest need pildid võetud. Küsisin siis, et selgitamaks seda põhjust, et kuidas on neil korraldatud selle lapse söömine. Isa ütles, ta sööb, mida ta tahab ja üldiselt ta sööb, millal ta tahab. Ja kui ma küsisin, et kuidas teil selle hambapesuga siis seal kodus lugu on, ta ütles, et me oleme talle ostnud harja, me oleme ostnud talle pasta, need on seal vannitoas, aga me ei tea, mida ta seal teeb, me ütleme küll, et pese hambad ära. Ja nüüd võtaks järgmise pildi. Siin on meil tegu 18-aastase patsiendiga, kes 3 kuu pärast sai 19. Ma ei tea, kellel siis nüüd see lamp peas põlema läks, oli see siis nüüd lapse ema või oli see perearst, kelle poolt oli saatekiri narkoosis hambaravile. Aga siis neile tundus, et ilmselt tasuta hambaravi aeg hakkab otsa saama ja nüüd on tagumine aeg reageerida. Ütlen vahele, et seda probleemi esineb ka lihtsalt tavavastuvõttudes, kus viimasel hetkel reageeritakse. Näitaks seda viimast pilti ka, kui tal need hambad puhtaks said. Ma ei saanudki ta hambaid ravida, sest need igemed selliselt veritsesid, seal oli selline katukiht ja kivikiht. Lisaks vajasid seal osad hambad veel juureravi, et nipit-näpet me saime ära teha, aga siis tuli ta edasi suunata. Aga pigem, mis ma tahan öelda, on see, et see sama laps käis 11-aastaselt 7 aastat tagasi ka narkoosis hambaravil. Juba siis oli see ema jäänud hiljaks oma reageeringuga, sest siis sai tal eemaldatud 2 jäävammast, mis on ilmselgelt hilja reageeritud, sellepärast, et neid ei olnud võimalik enam päästa. Ja nagu kõigile lastevanematele, öeldakse pärast seda narkoosis hambaravi, et palun 2 korda aastas käia hambaarsti juures kontrollimas lapse suuõne seisundit ja vajadusel teid suunatakse siis jälle narkoosi, kui teistmoodi ei õnnestu. Siis see ema ei olnud 7 aasta jooksul mitte kordagi käinud selle lapsega hambaarsti juures. Kui ma küsisin ta käest, miks, ma ei saanud pädevat põhjendust. Küll oli probleem selles, et tüdruk ei tahtnud ja siis ta ütles mulle, et aga ma vaatasin talle suhu ja seal ei olnud ühtegi auku. Ja ta ei kaebanud ka midagi. Ma muide tegin need samad pildid ja pärast selle lapse äravaatamist, siis läksin palatisse ema juurde, näitasin talle seda katust pilti ja ütlesin, et vaadake, milline on teie lapse suu, mille peale ema ütles, issand! Aga 2 tundi ennem oli ta mulle öelnud, et ta vaatab sinna suhu kogu aeg, et kõik on korras. Aga? Ehk siis, ja lõpuks ta ütles, mul on isiklik elu ka. Ehk siis see tähendab tegelikult seda, et see on nagu krooniliselt kellegi tegemata jätmine ja hooletus. Aga ütlen veel lõpetuseks, et meie kõige põhilisem probleem on näksimine, siis on need rinnapiima lapsed väiksed ja siis on vanemate hooletus. Siin on selliseid negatiivseid olukordi päris palju kirjeldatud, üsna koledaid pilte ka siin minu selja taga olete näinud, aga ma küsiks siia vastukaaluks nüüd hoopis Tiialt, et meil on hästi palju negatiivset olnud selle suutervisega seoses pildis, aga kas on näha, et midagi on ka paremaks läinud, et saab öelda, et see on hästi? Selles mõttes paremuse poole kindlasti on läinud, me saame väita seda, et meil teatud vanusegruppides on lapsed ikkagi jõudnud juba nii-öelda hambaarsti vaatevälja suuremas hulgas kui varasemalt. Kui meil varem oli kuskil 50% lastest, kes on 6-7 aastased, siis täna me saame öelda, et 75% nendest lastest jõuab, kuigi tegelikult peaks 100% nendest lastest selles vanusest läbima hambaarsti kontrolli. Ja Tervisekassa poolt on ju rahastatud see laste hambaravi täna meil kuni 19 aastani. Ja me lisaks veel rahastame ka ennetusprogramme nagu suukooli projekt, mida siin ka kõrvaltelgistel kõigil on võimalik uudistada ja saada infot oma suu tervise kohta ja
ja ka tõsta oma teadlikkust siis suuhoolduse osas. Needsamad projektid on laiendatud ka meil lasteaedadesse, kus toimub lasteaedades juhendatud suupesuprogramm, millega on võimalus kõigil lasteaiarühmadel liituda. Nii et lapsevanemad, kui teie lapsed on lasteaias ja teie rühmas seda programmi veel pole tehtud, siis utsitage oma lasteaia personali, et nad liituks selle programmiga, sest see on väga vajalik selleks, et lapsel tekiksid hambapesuharjumused ja hambapesuharjumustest saab elus kõik alguse. Lisaks sellele on Tervisekassa ka asunud tegema nii-öelda meeldetuletuskampaaniaid, ka nii-öelda sihitud kui laialdasi kampaaniaid, et lastega käidaks vähemalt kord aastas hambaarstil. Lisaks veel sellele on ka sihtrühmade teavitused, et nad tuleksid kontrolli. Ja laialdasemalt, mida me saame öelda, on see, et täna hõlmatus on iga aastaga tõusnud, aga ta ei ole jõudnud sellele tasemele, mis meid rahuldaks. Et tasapisi on näha, et ikkagi läheb paremaks, aga siin seda õiguslikku aspekti ka sellesse arutellu juurde, et selline oluline küsimus, et aga mida siis laps kui patsient vajab, et missugused on tema vajadused, ka võiks öelda äkki ka ootused arstile, konkreetselt me räägime siin siis hambaravist. Ma alustaks isegi kaugemalt, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi on igal lapsel õigus võimalikult heale tervisele. Ja kui me täna küsime siin selle järgi, et kelle mure on laste suu tervis, siis sellest sättest me saame võtta 3 osapoolt: laps, lapsevanem ja riik. Et lapsel on õigus võimalikult heale tervisele, see tähendab tegelikult siis, et lapsevanemal on kohustus tagada oma lapsele see õigus, sest laps ju ise väikelapse eas vähemalt ei suuda sinna arsti juurde minna. Ja kolmandaks, riigi vaates riik peab tagama siis sellise süsteemi, kus on nii-öelda kerge juurdepääs peredel sellele hambaravi teenusele. Ja tegelikult veel üks samm edasi, et kui me kuulsime siin hambaarsti seda traagilist vaadet, et tegelikult on siis terve hulk lapsevanemaid, kes seda kohustust ei täida tegelikult. Et siis lapsed ju ei ole selles süüdi, et meie siis riigina ja ühiskonnana peaksime küsima, et kas meil on paigas need süsteemid, kuidas neid lapsi märgata ja milliseid meetmeid siis kasutusele võtta, et nad jõuaks ikkagi sinna arsti juurde, isegi kui nende vanem ei ole see, kes seda nii-öelda korrektselt seda oma vastutust kannab. Aga seal on terve rida selliseid nagu pehmeid aspekte, mida me saame ära teha, et ühest küljest me muidugi mõistame, et see on halb, kui vanemad ei taju seda oma vastutust, aga teadusuuringud kinnitavad seda, et tegelikult sellise süüdistamisega meil ei õnnestu neid tuua sinna tervishoiusüsteemi, et peab leidma selliseid pehmeid lähenemisi. Ja kui me räägime, siis esimene asi võiks olla see, mida lapsed vajavad ja tegelikult pered vajavad seda sama, et nad tunneks seda usaldust tervishoiusüsteemi vastu, et nad tunneks ennast hästi, nii-öelda, et kui me räägime lapsest, et kui ta tuleb arsti juurde, et siis ta tunneb ennast sealt turvaliselt, ta tunneb ennast hästi. Ja kui ma oma teadustöös olen tegelikult päris palju intervjueerinud lapsi, lapsevanemaid ja arste, siis need laste, et kui me küsime, et mida lapsed tahavad, siis need on 3 väga lihtsat vastust. Nad tahavad, et nendega räägitakse, nad tahavad, et neid kuulatakse ja nad tahavad, et arstid on nendega sõbralikud. Ja kui ma olen küsinud laste käest, et mida siis tähendab üks sõbralik arst, siis lapsed tavaliselt ütlevad, et no see on selline arst, kes ei ole kuri. Nii et ma arvan, et kindlasti enamik arste on nii-öelda teadlikud sellest, et see laps vajab võib-olla veidike rohkem aega ja tähelepanu ja rohkem seda aega hirmude mahavõtmiseks. Ja teine aspekt, et tegelikult
arstidel on suur roll ka nii-öelda selle tervisekirjaoskuse edendamisel, et kui me näeme, et seal on see vanem, kes võib-olla sellega ei tegele, et võib-olla see laps siis on see, kes selle info nii-öelda vastu võtab sellest, et tegelikult tuleb 2 korda aastas tulla hambaarsti juurde ja ütleb siis, ma lõpetangi sellega, et ta ütleb siis võib-olla ise emale, isale, et mul on vaja minna hambaarsti juurde. Aga teinekord lapse hambaarsti juurde saamisega, see võib olla ikka tükk tegemist, et ega seal hambaarsti toolis me ju saame aru, et ega seal ei ole ju mugav olla. Laps ei tea seda, kui teie kodus ei ütle. Kui sa lähed pisikesega esimest korda, sa ei pea alustama. Et seal on hirmus. Just. Nii nagu Margus Prangel ühes sketšis tegi, et homme on sul hambaarst, pani last õhtul magama, oli suur karu, oli niisugune süstal. Homme me lähme hambaarsti juurde, seal ei ole valus, sest ta teeb sulle süsti. Eks ju, et selles mõttes, kui ta läheb lapsega esimest korda, siis vanem ei pea tegema mitte mingisugust hirmutavat sissejuhatust, sest see juba paneb lapse peast tulukese põlema, miks ta seda räägib. Vanematena saab selleks väga palju ära teha. Ja ma lisaks isegi veel, et mida vanemad võib-olla alateadlikult teevad, et nad ise omakeskis räägivad, kui õudne on hambaarsti juures ja lapsed ju kuulevad seda ja võtavad selle kaasa, eks ju. Et see kandub edasi. See kandub edasi, et tegelikult, et ega see lapsevanema teadlik vanemlus ei ole lihtne selles mõttes, et sa pead vaatama, mida sa räägid, kuidas sa räägid ja see oli väga hea, et sa välja tõid selle just, et kui me ise oleme juba sellise hoiakuga ja võib-olla oma mingitest väga vana aja traumadest, kui mina ise mäletan, laps oli, kui see puur oli väga aeglane ja väga valus võrreldes sellega, mis ta täna on, et siis me kanname neid hoiakuid edasi, et tegelikult tõesti see number 1 on luua selline lapses nagu usaldus ja hea tunne sinna arsti juurde minemiseks, et kui me kogu aeg seal käime, siis sul ei tulegi auke tegelikult, eks ole. Aga milline see esimene külastus siis nagu võiks olla, et mis ajal see võiks toimuda, alustamegi selline praktiline info siin, ma usun, et äkki on mõned lapsevanemad ka, et selline, mis selle esimese korraga täpsemini peaks toimuma? Esiteks on see, et on erinevaid arvamusi. On arvamusi, et siis aastaselt võiks tulla lapsega hambaarsti juurde ja see on väga okei. Hambaarst siis vaatab, nõustab seda ema, just selle sama tissitamise osas, võib-olla hammaste pesu osas, kõige muu sellise osas. Samas selle pädevuse võiks ju omada ka perearst, kui ta nagunii last üle vaatab. Ja kui ta näeb, et seal on nagu midagi valesti, siis suunab edasi, et palun te võiksite konsulteerida hambaarstiga. Aga nagu me teame, inimene hakkab mäletama kuskil umbes 3-aastaselt. Et 2-aastane ei ole tihtilugu nii sotsiaalselt küps, et ta aga tuleks sinna hambaarsti juurde, et ta suhtleks väga palju selle hambaarstiga ja et talle jääks meelde, et ta seal käis, see oli õudselt tore tädi või onu, kes mu hambaid vaatas ja et ma lähen sinna jälle. Et mina olen seisukohal, et kuskil, kui emal suhu vaadates tundub kõik hästi, perearst ei ole midagi öelnud, siis üks 2,5–3-aastane laps võiks tulla kindlasti juba hambaarstile ennast näitama. Ja siis see ema ütlebki talle, et me lähme vaatame, jube huvitav on. Vanemad muidugi teevad neid vigu, et nad lasevad selle asja väga hulluks ja kui esimene visiit on näiteks 5-aastaselt ja juba valutava hambaga, siis on see komplitseeritud. Sest võib-olla te teate ise kõik, et valutavat hammast on tunduvalt raskem selliselt ravida, et jääks positiivne kogemus. Et see peaks toimuma õigeaegselt, siis kui veel hambad on kõik terved. Siit ma tahaks siia natuke täiendada seda, et tegelikult Tervisekassa vaates uue raviteekonna näol me tahaksime, et see lapsega tegelemine või õigemini juba lapse vanemaga tegelemine algab juba lapse sünnimomendist. See info peab jõudma lapse vanemani juba koos lapse sünniga, kuidas lapse suuest ka
siis hoolt kanda, kui esialgu veel hambaid suus ei ole, siis kui on hambad suus. See nõustamine peab olema nii-öelda mitte hambaarsti nõustamine, vaid need peaksid olema nii-öelda suutervise spetsialistid, kes nõustavad neid lapsevanemad, kes on saanud välja õppe täpselt sellisel moel, mis annab ühesuguse info kõigile lapsevanematele edasiste juhiste osas. Sellest tuleks alustada, ma arvan, et siis meil ei olegi varsti enam selliseid lapsi, kes peaksid 2-3 aastaselt raviprobleemidega hambaarstidele pöörduma. Aga juhul, kui ma näen, et näiteks naabri lastel see visuaalselt on eemalt juba aru saadav, et ega see hammaste olukord ei ole seal kõige parem või et ma ei tea, koolikaaslasel kellelgi on, et lapsevanem märkab seda, ei ole enda laps, on nii-öelda nagu võõras laps. Et kas sellisel puhul üldse saab kuidagi sekkuda, midagi teha või see on tegelikult täiesti selle lapsevanema vastutus, Kristi? Jaa, tegelikult ongi niimoodi, et lastekaitseseadus paneb igale inimesele tegelikult kohustuse teatada abivajavast lapsest ja selle aasta algusest isegi on täpsustatud neid sätteid nii-öelda, et see kõrgendatud vastutus on näiteks tervishoiutöötajatel kõigil, mitte ainult siis kõik arstid, õed, kooliõed käivad ju ka siia alla, mis tähendab seda, et kui meil muidu on perekonna autonoomia põhimõte, et perekond ise otsustab, mis ta oma lapsega teeb, siis lapse kaitseks on seal ikkagi mingi lävend, et kui me juba näeme, et see on lapsele kahjulik, see seisund, siis tegelikult seadus isegi kohustab sekkuma ja muidugi võiks see esimene samm olla vestlus selle vanemaga, et oletame näiteks, et kooliõde märkab, meil on ju Eestis väga tugev koolitervishoiusüsteem, et kõik need tervisekontrollid toimuvad koolis, kui on juba kooliealised lapsed, siis see kooliõde võibki tegelikult selle vanemaga pidada selle vestluse kõigepealt, et ma märkasin sellist asja, see on tõsine asi, see võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme ja see on väga oluline, et te lähete arsti juurde ja siis nii-öelda mingi hetk ka uurib, et kas on mindud ja kui seda ei ole toimunud, siis tegelikult see üks sekkumise meede on ka see, et võetakse lihtsalt kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga ühendust ja seda saabki tegelikult lapsevanemale öelda, et paraku on see olukord nii kriitiline, et ma pean ühendust võtma teie linna või valla lastekaitsetöötajaga, et juhtida tema tähelepanu, et see laps vajab abi, et kui te ei lähe temaga arsti juurde, et need on kindlasti, see on see viimane samm, et loomulikult tuleb enne pidada need vestlused ja mis ma tahtsin enne täienduseks öelda Tiiale, et kui me nii-öelda ehitame üles tervishoiusüsteemi, siis me tahame ju, et see põhineks suures osas ennetusel, tõsiste terviseprobleemide ennetusel ja ka teadusuuringute järgi, just kui me räägime lapsevanemaks saamisest, nagu sa ütlesid, siis see on see punkt, kus riik peab nagu kogu oma jõu panema sinna, et jõuda selle lapsevanemani ja anda talle see info, see teekaart juba kätte. Et nüüd, kui sa lähed lapsega koju, siis vaata, sellised olulised verstapostid on, et sa 2-aastasega lähed hambaarsti juurde, 3-aastasega lähed silmaarsti juurde, meil on tegelikult laste tervise jälgimise juhend, mis on ravijuhendina kinnitatud ja võib-olla see, mis siis riik ja ka tervisetöötajad ise saavad veel ära teha, et vanemad oleks sellest hästi teadlikud, et on mingid sammud, et kui ma neid tingimusi täidan, siis midagi hullu minu lapsega juhtuda ei saa, et ma ennetan neid terviseprobleeme ja üks näide, mis ma tahtsin tuua, on see, et Rootsis 2020 paiku tehti selline nagu katsetus või pilootuuring Västerbotteni maakonnas just selleks, et leiti, et hambaarsti juures ei käi lapsed piisavalt, ei käi regulaarses tervisekontrollis ja siis siht seatigi sellele, et need lapse ootel vanemad juba saavad kogu selle info ja siis ämmaemand veel kordab neid asju ja eraldi panustati siis sellesse, et need tervishoiusüsteemi osapooled omavahel teeks rohkem koostööd. Ämmaemandad, perearstid, hambaarstid või siis Rootsis on, ma saan aru, eraldi nii-öelda see hambaraviõde. Ja tegelikult sellel
programmil olid väga head tulemused, et seda on siis teaduskirjanduses kajastatud, et kuidas ka need tervishoiutöötajad ise tõid välja, et kui nad said sellised nagu manuaalid või tehnilise toe, kuidas pidada näiteks lapsevanemaga seda motiveerivat vestlust. Et selleks on oma taktikad ja strateegiad ja arste ei ole selleks eraldi nii-öelda ju õpetatud, et kuidas selliseid vestlusi pidada, aga selleks on teadmised olemas. Nii et just, et see põhirõhk peab olema ennetusel ja võimalikult vara selle lapsevanemani jõudmises, et ta teaks, et nüüd minu teekaart on selline. Ja, Kristiina soovib täiendada. Tahtsin veel öelda siia vahele seda, et näiteks Soomes peavad vanemad käima aastase lapsega hambaarsti juures ja siis 2 ja siis 3 ja ma küsisin, et mis siis saab, kui on laps 3-aastane ja ta ei ole kordagi veel käinud, siis antakse see info edasi sotsiaaltöötajale. Samamoodi mul seal lastehaiglas anestesioloog on, kes on Soomes ka pikalt töötanud ja on ka seal hambaravi lapsi pannud magama. Ja iga kord, kui ta neid meie laste suid ja lapsi näeb, ütleb, et ma ei saa aru, miks meil ei saadeta neid sotsiaaltöötaja juurde. Soomes lähevad sellised suud kõik sotsiaaltöötaja juurde. Aga siit küsikski Tiialt edasi, et kuidas Eestis meil on selle hambaarsti juures käimise kohustuslikkusega seis, et kui kohustuslik see siis nagu on, et lapsevanem viiks oma lapse mingi moment hambaarsti juurde? Täna see kohustuslikkus on tegelikult võtmeisikuks on siin lapsevanem. Ilma lapsevanema nõusolekuta tegelikult ei saa osutada ei ühtegi ennetus- ega ravitegevust. Ja see tõenäoliselt ongi üks osa sellest, et me ei saa sellest üle ega ümber, kui lapsevanem oma jaatavat vastust ei anna ka nii-öelda ennetustegevuse kutsele, siis see laps ei jõua sellele tegevusele. Sest meil õigust kohustada nii-öelda sunniviisiliselt ju seda pole teha. Et täna on need kõik ka ravijuhendid on nii-öelda nõuandvad, mitte ei ole millekski kohustavad ega sunniviisilised, sest nii paraku on otsustatud. Kas oleks tarvidus teha kuidagi niimoodi rangelt kohustuslikuks või saab kuidagi ka teistmoodi? Jaa, et ma täiendakski siin just, et jah, et meil on need nii-öelda kriteeriumid paigas, eks ole, et millal oleks lapse tervise ja arengu seisukohast siis oluline ja vajalik minna arsti juurde ja nagu ma ütlesin, et jah, et see süsteem on selline, et see ei ole nii-öelda selles mõttes kohustuslik, et seaduses on kirjas, et kui sa ei lähe, siis juhtub see ja see. Aga nagu ma just selle näite tõin, nagu Soome praktika siis ka kinnitab, et tegelikult ikkagi võib-olla ei olegi siis jõudnud nii tervishoiusektoris kui ka vanemateni see teadmine, et sellel on tagajärjed, et ikkagi, et kui see asi on nii kriitiline, siis tuleb juhtida nii-öelda sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate tähelepanu sellele ja saab ikkagi ka tegelikult lastekaitsetöötaja saab lastekaitseseaduse järgi teha vanemale ettekirjutusi. Nii et tegelikult meil on olemas need meetmed, et ta saab teha ettekirjutuse, et sa oled kohustatud, et meil on see terviseinfo, mis ütleb, et see hammaste seis on kriitiline ja lapse parimates huvides on see, et ta peab minema arsti juurde. Aga see eesmärk on ikkagi nii-öelda saada kuidagi nende motiveerivate vestlustega, eks ole, see asi sinnamaani, et muutuks see hoiak ja arusaamine. Ja tegelikult, mis on vestlustest võib-olla erinevatest vestlustest peredega ka välja tulnud, et võib-olla kui ka see vanemate enda suu tervis on nii halb, eks, et siis neil on mingis mõttes isegi nagu piinlik minna sinna hambaarsti juurde ja need võivad olla täiesti arusaamatud hoiakud mingid, miks nad ei lähe. Et selles mõttes on ikkagi hästi oluline, et ka tervishoiutöötajad saaksid just nii-öelda seda suhtlemisoskust ja strateegilise suhtlemise koolitust, et nüüd juba täna Tartu Ülikoolis ikkagi pööratakse sellele rohkem tähelepanu, aga võib-olla siis on ikkagi seal veel arenguruumi. Palju näiteks, Kristiina, sina hambaarstina pead tegelema sellega, et lükata ümber lastevanematel tekkinud väär arusaamasid? Kas või näiteks see, et piimahambaid ei ole vaja ravida? Eile
oli mul lastehaiglas patsient, 9-aastane, kõik piimakad, seal oli vahelduv hammaskond, see tähendab, tal oli ka jäävambaid, jah, sellel oli küll väike puude probleem ka, aga kui ma küsisin ema käest, miks on seis selline, ütles ta mulle, et ma ei teadnud, et piimahambaid peab ka ravima. Ütleme nii, et seda juba inimesed enam-vähem teavad, aga meie probleem, meie uus sõltuvus ja narkomaania liik on näksimine. Vaat see on asi, mida me päevade kaupa peame ka täiskasvanutel selgeks tegema, et söögiaegade vaheline paus, see 3-tunnine intervall on oluline. See on see, mis meid päästab tegelikult hammaste lagunemisest. See hambapesu on tegelikult teisel kohal. Te võite või kulda sisaldava pastaga pesta, aga sellised on olemas, aga te ei pääse kaariesest, kui te hommikul teete silmad lahti ja hakkate iga tunni aja tagant, iga poole tunni tagant midagi tegema. Laste puhul on suurepärane võimalus emal teha oma asju, olen ise ära proovinud 2,5 peal. Anna käpapatrulli video telefonist kätte, pane näksi kauss laua peale, jumala vaikus. Aga see on levinud. See on nii kohutavalt palju levinud. Kunagi ei olnud, kui me vaatame poes olevaid lastetoite, imikute toite, seal olid piimasegud, seal olid pudrud, olid purgipüreed. Aga nüüd on isegi ökoloogilisi väikseid näkse väikestele lastele pakendite kaupa. Ja kui ta on ökoloogiline, siis järelikult on ta tervisele kasulik, aga kas ta on ka hambasõbralik? Need on 2 täiesti ise asja ja ta on hambasõbralik, aga kus on meie 3 tunni pausi vahel? See on see, millega me peame võitlema hakkama. Aga ma tahtsin öelda seda, et tegelikult eesmärk pühendab abinõu, et saaks hammaste tervis korda. Vanasti öeldi, vahet pole piits või präänik, tänapäeval piits ei tohi olla, tänapäeval saab olla präänik. Ehk siis ikkagi miks me ei võiks natukene mängida selle mõttega, et näiteks kui laps käib 2 korda aastas hambaarsti juures kuni 19. eluaastani, siis see tema tasuta hambaravi periood pikeneb 2 aasta võrra. See oleks nagu motivaator, et ka näiteks puberteedealine, kes tihtilugu sellega ise ei viitsi tegeleda, vanematel ta kuidagi nagu jääb unarusse, sellega tegeleks, aga see peaks olema siis sünnist saati. Kui võimalik näiteks Tervisekassa seisukohalt niisugune variant oleks, et seda pikendada nii-öelda tublidele hambaarsti juures käijatele? See eeldab seda, et meil on olemas väga hea andmebaas ja meil on olemas ka kindlustunne. Meil on digilugu, paneme digilukku, kui seal on pilt olemas, kusjuures mitte see, et hambad korras, kõik on hästi, vaid seal peab olema konkreetselt kaardistatud staatus, mis seal suus on tehtud või on olnud. Täitsa nõus sellega, sest see peab olema väga kindel alushindamise kriteerium, mille alusel seda saab teha, sest vastasel juhul me lihtsalt ei ole võimelised seda tegema, kuigi ka täna juba tegelikult saab laste hambaid ravida kuni 20. eluaastani, kui see ravi on alustatud enne 19-aastaseks saamist. Nii et selles suhtes me oleme jõudnud edasi. Need on pooleli jäänud ravid, päris nii ei saa ju, et ma... Tähendab, kui raviplaan on tehtud ära enne 19-aastaseks saamist. Ja see tähendab seda, et see on tagajärgede ravi. Me räägime täna kogu aeg ravist, aga tegelikult reaalses maailmas osapoolte koostöös on võimalik kasvada täiskasvanuks tervete hammastega. Miks me räägime ravist, kui tegelikult me saame seda vältida? Ma arvan, et see ravipikendus ei ole eesmärk omaette, vaid tegelikult on eesmärk omaette saavutada see, et Eesti elanikkond kasvab ja vananeb tervete hammastega. Ka see on võimalik, ka täna 65-aastastel inimestel on suus omad hambad. Meil ei ole kõik proteesikandjad. See on võimalik, aga selleks on vaja teha väga palju koostööd ja seda koostööd tuleb alustada nii meedikute, sotsiaaltöötajate kui haridustöötajatega ja juba lapse sünnist saati. Ma arvan, et me oleme selleks võimelised, kui me oleme veidi enam nõudlikud iseenese suhtes. Üks pool on ka kättesaadavus, et kas meil on piisavalt ja üle Eesti, mitte ainult Tallinnas, vaid ka väiksemates siis kaugemates kohtades, ütleme niimoodi, neid hambaarste, kellel siis on see leping tehtud, et nad pakuvad siis lastele tasuta hambaravi ja et nad üldse nagu lapsi vastuvõtule võtavad?
Täna lepingute mõttes on kaetud meil kõik omavalitsused, aga tuleviku vaates enam nii proosaline see olukord ei ole, sest täna töötavad väljaspool tõmbekeskusi enamus neid hambaarste, kes on sinna suunatud tööle aastakümneid tagasi. Nad kas pensioneeruvad või lihtsalt lahkuvad meie seast, paraku lihtsalt meil enam noored ei taha nendesse piirkondadesse tööle minna ja olgem ausad, eraettevõtluse nii-öelda toimimine väikses piirkonnas, kus on väga tagasihoidliku maksujõudlikkusega klientuur, ei ole sugugi kerge ka sellele hambaarstile, nii et ma arvan, et me peame võib-olla ka mingil hetkel hakkama mõtlema sellele, et meil on mobiilsed hambaravid, kes siis nii-öelda ääremaadel pakuvad teenust. Mina küll ei arva seda, et Eestimaal oleks probleem, et hambaarste vähe oleks. Sellest piisab, tahtmist on vaja ja me peame ikkagi jõudma sinnamaani, et ega hambaarst ei anna hammaste tervist. Mitte see, et tead, mul on nii head hambad, sellepärast sina oled minu hea hambaarst. Hambaarst likvideerib tagajärgi. Me peame tegelema selle kasvatuse, selle kogukonna väärtushinnangutega, selle ennetusega, see on selle asja võti. Muidu me jääme sellesse rattasse kogu aeg neid hambaid ja kalleid ravijuhte tegema. No täna me saame väita seda, et me oleme tõsiselt mures rahastaja seisukohalt selles osas, et me tasume väga kalli hambaravi eest. Aga see ravi ei ole tulemuslik. See ravi ei ole sellepärast tulemuslik, et sellele ravile ei järgne hooldust ja see ravi tuleb alustada otsast peale, nii et me oleme samas nullseisus tagasi. 5 aasta pärast see sama laps läheb samas seisus sinna hambaarsti juurde ja kõik see ravi tuleb ümber ravida. Aga kus see siis see nii-öelda see kala sinna nagu tekib, et väga suur raha pannakse justkui hakkama. Inimesed ju teavad, et hammaste eest on vaja hoolitseda või siis ei tea, et mis siis seal nagu selles ahelas nagu vahepeal toimub. Seal ahelas vahepeal ei toimugi. See ongi probleem, et ei toimu mitte midagi. Väidetavalt pidi Tervisekassal ainult 3% eelarvest olema siis suunatud ennetusse, aga see on ilmselgelt vähe. Sest et hambaarst võib ju patsiendile rääkida, ka suukool teeb tohutult palju tööd ära lasteaedades, lapsevanemate, õpetajate harimisel, koolides. Aga kui sa selle inimesele selle jutu ära räägid, tal keskelt läbi 2 nädalat see asi on meeles, siis hakkab see vaikselt minema. Me peame seda kogu aeg hoidma, seda informatsiooni, seda vajadust, väärtustama seda tervist, see ei ole ainult hambaravis, see on ka mujal. Ehk siis minu meelest sinna ennetusse oleks vaja suunata tunduvalt suuremad summad raha. Ma arvan, et see ennetuse rahastus on kindlasti suurem, sest see ennetus on rahastatud ka läbi raviteenuste, läbi arstitegevuse, läbi õendusvastuvõttude, et me puhtalt ainult nii-öelda edendustegevusteks on tõenäoliselt see osakaal, aga võtmeisikuks on ikkagi see inimene ise. Mitte midagi ei muutu, kui me ise ei muutu. Ma mõtlen, kui ma kuulan, et siis mul tundubki, et võib-olla see küsimus on hoopis nii-öelda vanemahariduses selles, eks ole, et mitte niivõrd isegi tervise keskselt, vaid üleüldse, et mida laps oma arengus ja oma tervise hoidmiseks ja tagamiseks vajab ja kuidagi seda vanemate vastutustunnet arendada, eks ole, et me peaks siis riigina küsima seda enda käest, et mida me saame, kuna siit ikkagi joonistus teie kogemusest välja, et see võtmeisik on lapsevanem. Vähemalt alguses tema loob selle tervise käitumise harjumuse, tema loob selle harjumuse lapsele, et 2 korda aastas tuleb hambaarsti juures käia. Kui ta seda on teinud, siis kindlasti see teismeline laps juba ise võtab selle üle tõenäoliselt. Aga et kuna see võtmeisik on siin lapsevanem, et siis me võiks küsida selle järele, et kuidas nende lapsevanemateni jõuda ja mida me siis saame teha, et mis on see vanema haridus ja mis selle komponendid on ja selle komponendid on kindlasti see, et kuidas oma last kasvatada, mis ta mingis arenguetapis vajab, aga sinna juurde käib ka see tervise aspekt, eks ole, et mis on talle tervislik või et võib-olla kuna siin
oli just vahetult üks arutelu, mida ma kuulasin, mis oli siis doktor Google, eks ju, et inimesed pöörduvad internetti, kus siis ka tõusetus või püstitati see teema, et võib-olla meil on siis vaja ikkagi seda ühte tervise infoportaali nii-öelda, et kui meil on näiteks tarkvanem.ee, kust peaks vanem kõik info kätte saama, eks ole, et võib-olla meil on vaja siis ühte sellist portaali nagu tarkpatsient.ee, eks ole, kus ongi siis kõik see sünnihetkest alates, et mida üks tark patsient, kes võtab vastutuse oma tervise eest ja saab aru, et see arsti juurde minek on lihtsalt siis, kui on mingi tõsine asi, eks ole, aga muus osas on see vastutus minul, et mida siis sünnist saadik tuleb teha, eks ole, täpselt need samad verstapostid, mis meil tegelikult lapse tervise jälgimise juhendis on kirjas, et võib-olla siis tõesti tuleb mõelda sellele, et kuidagi hästi integreeritult, et see on meil kuskil on see infoportaal, kus see on kirjas, et see on nagu koolihariduse osa, et siis kui tulevad need last ootavad vanemad perekooli, et siis nad juba perekoolis saavad selle info kätte kohe või neid suunatakse õigete infoallikateni, kus nad selle kätte saavad. Aga üks aspekt, mis ma tahtsin veel välja tuua, et me liialt lapsevanematele ei keskenduks, et tegelikult on siin ka see laps. Ja loomulikult kui väikelapse eas on vanem see, kes viib ta arsti juurde, aga meil on hästi suur võimalus läbi selle tervise teavituse jõuda ka otse lapseni, et ikkagi selline 12-aastane on juba väga kaasamõtlev ja kaalutlev, et kui näiteks kooliõde, kes regulaarselt koolis õpilastega kohtub, teeb veel seda teavitust, et kui sa käid regulaarselt hambaarsti juures, siis sa ei vaja pärast seda rasket, siis sul ei hakkagi hambad valutama, neid ei ole vaja puurida, eks ole. Et siis saab see teismeline ikkagi ise juba sinna arsti juurde minna ilma vanemata ja Eesti seaduse järgi on lapsel endal õigus anda nõusolek raviteenuseks, kui ta on võimeline kõiki poolt ja vastu asjaolusid nii-öelda kaaluma. Ja selge on see, et kui tahab üks 13-aastane minna hambaarsti juurde, sellepärast, et tal hammas valutab, siis tal on näidustatud see ja ta vajab seda ja kui hambaarst temaga vestleb ja saab aru, et nii, nüüd seletab ära selle protseduuri, mis me peame tegema, siis ja saab aru, et see laps mõistab, milles see protseduur seisneb, ta annab oma nõusoleku, siis ka seadus seda võimaldab, et tegelikult meil ei ole täna enam Eestis niimoodi, et kuni 18-aastaseks saamesini saaks lapsevanem nagu keelata või takistada oma lapsel arsti juurde jõudmist selle läbi, et ta ei anna nii-öelda seda patsiendi nõusolekut. Mõtlesin just nimelt siin selle kooli rollile ka, et koolis on kooliõde, kes siis võiks või äkki mõni kooliõde kindlasti ka tegeleb sellega, et pöörab tähelepanu suutervisele. Aga jah, et missugune siin see kooli roll oleks ja võiks olla. Et no mina näiteks mäletan enda kooliajast, et meil oli küll neid olukordi, kus me käisime klassiga, et terve klass, ma olin väiksemas koolis, käisime klassiga hambaarsti juures, siis seal hambaarst näitas, et kuidas tuleb siis hammaste eest hoolitseda ja siis ta vaatas nagu kõik lapsed vaatas üle ka, et näiteks minul on olnud selline kogemus, et missugune siin see kooli roll võiks olla, Kristiina? No sellel aastal just küsisin järgi, Suukool oma 800 loengust 600 on teinud koolides. See tähendab seda, et koolilapsed on võetud suhteliselt sihikule. Ja nüüd tehakse seda ka lasteaedades, kusjuures nüüd koos vanematega, sellepärast, et seal on olnud nii, et sa lapsele räägid, aga vanem saadab ta puu taha, et sa pead seda vanemat paralleelselt lapsega harima. See koolis loengute tegemine on üks asi, aga see jääb ilmselgelt nagu väheseks. Me oleme seal Hambaarstide Liidu tervisegrupis, suutervisegrupis arutanud seda, et äkki see võiks ka olla üks kooliõdede ülesannetest. Ja siin 2-3 aastat tagasi ma helistasin läbi 19 perearsti üle Eestimaa, erinevatest maakondadest, küsimaks siis üleüldse selle hammaste teemal nende käest üht-teist ja nende arvamust. Küsisin ka seda, et mida nad arvaksid, kui seda ennetust võiksid teha pereõed või kooliõed. Ja
kõik nad ütlesid, et nad on nii ülekoormatud, nii pereõed kui kooliõed, et nende tegevusse see enam kuidagimoodi sisse ei mahu. Ehk siis tegelikult praegusel hetkel ikkagi koolilapsed on põhiliselt, suukool küll käib, teeb teavitustöö ära, aga edasine on selle lapse ja selle vanema otsustada. Ja kui inimese enda harjumused on tema tervise mõjufaktorist, ütleme 36%, see on rohkem kui kolmandik, eks ju, siis see tegelikult tuleb kodust ja me jõuame jälle sinna tagasi, et vanem on see, kes peab hakkama seda tegema. Väärtushinnangud, inimeste väärtushinnangute kujunemine. Sinnani me peame jõudma. Aga mina tahaks küsida seda, et kas ma saan õigesti aru, et tegelikult ju sündimisest alates laps on tegelikult perearsti vaateväljas, eks ole, et on ette nähtud need regulaarsed perearsti külastused ja kui ikkagi mingi aja jooksul ei ole perearsti vaatevälja ilmunud, siis perearst peab ju ka ühendust võtma aktiivselt nii-öelda kutsuma seda peret enda juurde, et tegelikult ju siis see perearst on ikkagi see esimene kontaktpunkt ju, kes peaks märkama neid probleeme ja siis edasi suunama, et selles mõttes, kas see, ma lihtsalt julgen küsida, et kas see saab olla lisakoormus, kui tegelikult lapse tervise väikelaste puhul siis, eks ju, et kui laste tervise jälgimise juhendi järgi on nagunii perearst see, kes peab regulaarselt last nii-öelda vaatama, kui laps tuleb vastuvõtule, ta vaatab kõike, eks ole, kuidas see laps areneb, vaatab, kas tal on hambad juba suus ja siis ta saabki ju selle vaatluse raames ikkagi nõustada ka vanemaid, et teil on juba 2 hammast suus lapsel, et nüüd tuleb hakata neid hambaid puhastama, eks ole, et mina mäletan väga hästi, et mina sain lapsevanemaks, siis ma küll igast sellest voldikust tuli välja, et hambad on suus ja siis tuleb see esimene hambahari osta, eks ole. Et võib-olla siin on siis ikkagi küsimus ka, et tuleb perearste rohkem teavitada sellest, eks ole? Tulebki, sest et kui ma küsisin nende perearstide teadmisi hambahaigustest ja ennetusest ja nii, siis selle 19 hulgas olid mõned hiljuti residentuuri lõpetanud. Nemad olid väga hakkamist täis ja nad olid ka väga teadlikud. Aga nagu me teame, siis valdav enamus perearste meil ei ole residentuuri hiljuti lõpetanud. Ja nad ise, ma ütlesin, öelge ausalt oma teadmisi. Nad ütlesid, et väga kehvad, aga ega nad väga palju ei tahtnud, kui ma pakkusin, et kas hambaarstide liit saaks teile äkki korraldada mingisugust õpet, ka seda nagu väga ei oldud, nagu ikka, nii. Ehk siis tegelikult nad ei ole nagu väga huvitatud sellest. Ja perearstid vaatavad täpselt oma enda südametunnistuste ja oma teadmiste järgi sinna nendele lastele suhu. Aga võib-olla see on ka selline hästi hoiakuline küsimus, et tegelikult meie ju räägime ennetusest, et perearstid võib-olla võtavad seda niimoodi, et me peame nüüd hakkama hindama hammaste seisukorda, et suur samm edasi oleks juba see, kui nad, eks ole, suunavad seda lapse vanemat, et nüüd on ülioluline, et te hakkate neid hambaid, Aga siis me peaks alustama nende harimisest. Sest et mul on enda peal kogemus, mul on praegu 3-aastaseks saanud lapselaps ja kui mu tütar teda toitis rinnaga, sellest on siis nüüd paar aastat möödas ja kurtis perearstile, et äkki on piima liiga vähe, siis perearst ütles, aga tee omale mingi, muidu võib-olla sa ei taha juua, et sul piima rohkem tekiks, aga tee omale niisugune mingi hea magus tee või mahla, iga natuks aja tagant öösel joo. Siis tuleb piima. Ja see oli paar aastat tagasi. Et selles mõttes siis me peame alustama perearstide koolitusest, et tuleks sealt ühtlased asjad, vanemate koolitusest ja see peaks olema järjepidev, aga teatud mõttes peaks seda ka teatud aja tagant kontrollima, et see jälle ei lähe kuskile niimoodi. Aga see on jälle tegelikult laiemalt see terviseteadlikkuse küsimus, et mul on täitsa vaimus ilmas juba see tark patsient portaal, kus on niimoodi, et sa võtad ühe kasti, on hammaste tervis. Ma olen ise juba saanud nii palju uut infot, mina ütlen ausalt, et mina näiteks ei olnud varem just kuulnud seda rinnapiima ka toitmise nendest riskidest. Suukool.ee, eesti keeles, vene keeles, minge tutvuga. Aga järelikult ongi küsimus selles, et
et need on erinevad allikad, eks ole, et suukool, siis on see, et tegelikult siin paljudes paneelides on räägitud sellest info üleküllusest, et võib-olla me peame mõtlema sellele, kuidas see info koondada kõik ühte kokku, eks ole, et on see üks aga aken. täna patsiendiportaalis suunab täiesti suukooli kodulehele, see info peaks olema kõigile kättesaadav. Ei, see on väga hea näide, aga lihtsalt jah, et kui küsida, et kus need puudujäägid siis on või mida saab teha, et võib-olla see on see koht siis, et kuidagi mõelda, et seda, kuna seda infot on nii palju ja neid allikaid on nii palju, et kuidas jõuda Eestis selleni, et meil on see üks see usaldusväärne värav nii-öelda, et nii nagu ma alati toon vanemluse osas näiteks selle tarkvanem.ee, kui keegi küsib, siis ma ütlen alati vaata tarkvanem.ee, sest ma tean, et see on Tervise Arengu Instituut kontrollib seda infot, mis seal on, et see on usaldusväärne ja seal on siis kõik need rubriigid, et kasvatuslikud probleemid, alko, narko, uni, absoluutselt kõik, mis sa kujutad ette, mis vanemana võib ette tulla. Et tegelikult sama võiks olla nii-öelda selle tervise kohta. Võtaks siia ühe sellise teemavaldkonna veel, millest me oleme vähem rääkinud, natukene alguse poole oli sellest juttu ja see on narkoosis hambaravi. Ja ma olen aru saanud, et on olukordi, kus väga ka soovitakse seda, et olekski minu lapsel siis vaja, et tehke narkoosis hambaravi, saab selle asja lihtsamini kuidagi korda aetud. Et Kristiina, sina tegeled sellega. Alustame sellest, et mis on need olukorrad, kui üldse oleks vaja narkoosis hambaravi teha? Narkoosis hambaravi kindlasti on näidustatud puuetega lastele. Sest et puuetega last sa ei pruugi saada seal toolis niisuguselt ilusti vaikselt istuma. Ta lihtsalt ei ole selleks oma, enamasti on siin tegemist vaimse puudega, see ei ole võimalik. Teine asi, mis on see, et kui ütleme, see laps on nagu väga väike protsent on võib-olla äkki, ma ei tea, kohaliku tuimestuse suhtes allergilised ja see on vajalik, see on variant. Siis on kindlasti mingi hulk lapsi, nii nagu me oleme rääkinud, et meil tänapäeval on ühiskonnas väga palju ärevust, esineb seda sama ATH-d, autismi küll loetakse juba puudeks, et nende lastega võib olla ka tavakabinetis päris raske seda kontakti luua. Aga on ta ka selline mugavusteenus? Aga on ka mugavusteenus. Et selles mõttes mul on väga raske seda tagantjärgi kontrollida, kas see hambaarst üritas, kas ta proovis, kas ta püüdis. Aga kui on saatekirja peale kirjutatud, vanem soovib lapse hambaid ravida narkoosis, siis see ei ole nagu väga hea põhjus selleks. Ja on ka olnud vanemaid, kes lastega pöörduvad tagasi, et me ei tee seda ravi, kui ma olen emale ära seletanud narkoosi kahjulikkusest. Mis võib juhtuda, mis ei pruugi juhtuda ja nii edasi. Ja ma Tiia Seigost olen, ta teab täpselt teile öelda, kuidas ajas meil tegelikult narkoosis hambaravi vajadus on nüüd hakanud tõusma, et selleks peab olema mingisugune põhjus. Ja ma kaldun arvama, et see võib olla siiski see mugavusteenuse põhjus. Et täna me saame Tervisekassa statistika alusel öelda seda, et võrreldes eelmise aastaga on numbrid kahekordistunud. Et kui me täna seda vaatame, siis see ei saa olla kindlasti põhjus sellest, et seal on taga ainult meditsiiniline näidustus, mille tõttu seda tehakse. Sest ma ei usu, et Eesti statistikas nüüd on järsku nii suur muutus erivajadusega isikute sünni ja nii-öelda diagnooside juurde kasvuga, et pigem ongi see ja ikkagi ütleme täna, kui me räägime ka kaebustest, mis lapsevanemate poolt tulevad, siis ongi see kaebus, et minu lapsele ei tehtud lihtsalt narkoosis ravi ja miks siis ei tehtud, sellepärast, et mina tahtsin. Ja kui lapsevanem ütleb ikka sellise lause, et teate, pange see laps magama, ravige tal need hambad ära, mina ei viitsi temaga siin jaurata ja käia. Need on elust enesest laused lapsevanematel.
ja kui lapsevanem ei ole aru saanud sellest, missugused riskid käivad kaasas narkoosi rakendamisega, mis toimub lapse arenguga peale narkooside kasutamist, siis ma ei tea, mille alusel need otsused tehakse. Samas kahjuks pean ka ütlema seda, et ka hambaarstid natuke kergekäeliselt on hakanud narkoosis ravile suunama. Saan seda öelda oma lapselapse kogemusest, et ei pakuta väga palju variante, et proovime veel, vaid seda last tuleks ravida narkoosis. Aga siit kohe mul tekib see jällegi laste õiguste küsimus, et tegemist on protseduuriga, mis on küllalt tõsine, seal ma saan aru, et on riske omajagu rohkem kui tavapäraselt, traditsioonilisel viisil hambaravis. Et siin ongi see, et see laste õiguste küsimus, et mis küsimused, Kristi, sinul kui selle valdkonna asjatundjal nagu tekivad, et kui siin lapsevanema tellimuse peale just kui peaks niivõrd tõsist protseduuri nagu ette võtma, kuigi otsest vajadust võib-olla ette ei ole? No tegelikult ma usun, et arstid ikkagi lahendavad need olukorrad just nii, nagu ma teist ka aru saan, et tegelikult selgitatakse vanemale, et see ei ole ikkagi võimalik seda narkoosi tellida, eks ole, et see seletatakse vanemale ära, et narkoosi me teeme siis, kui see on näidustatud lapsele, sest tegelikult mida seadus ju ka paneb paika, on see, et patsient annab nõusoleku või keeldub nõusoleku andmisest, aga patsient ei saa ravi tellida. Selles mõttes, et see on ka selge, nii et see kehtib ükskõik, kas see patsient on laps või lapsevanem, et ikkagi see peab olema näidustatud. Et ma usun, et võib-olla need on need olukorrad, kuhu saab siis panna rohkem seda strateegilist kommunikatsiooni. Et tegelikult see on nüüd natuke teisest olukorrast üks näide, aga minuga käib see näide kaasas, sest see lihtsalt ilmestab seda probleemi, mis puudutab siis seda nii-öelda nende probleemide lahendamist suhtlemise abil. Et arstitudengid, keda ma õpetan, siis on ise toonud mulle üks arstitudeng, kes käis ka siis EMO-s praktikal või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, ei olnud veel residentuur, aga kui sa pead juba õpingute ajal, eks ole, käima, siis ta tõi sellise näite, et tuli erakorralise meditsiini vastuvõttu pere koos seal 3-4-aastase lapsega, kes oli siis kukkunud ohtlikult pea peale ja oli vaja teha röntgen. Siin on vastupidine olukord, seal oli näidustatud röntgenpildi tegemine ja vanemad ei olnud nõus sellega, et täpselt vastupidine, eks ole, et mõned vanemad nõuavad ja teised ütlevad, et me keeldume, et see on nii kahjulik lapsele. Aga laps oksendas, seal oli ikkagi, see oli selge, et siin ei olnud valikut. Ja nii-öelda see öine valvearst, kes oli juba väsinud ja kõik ütles, et hea küll, siis kirjutate alla selle keeldumise avalduse, eks ole, et te keeldute sellest. Ja siis see arstitudeng ütles, et tal oli nii kahju, et kas tõesti jääb ära see röntgen ja siis ta, kui nad kõrval seisis, see isa seal ja ta läks ja rääkis temaga ja seletas talle kõik lahti siis seda, et mis see kasu ja kahju ja ta sai selle vanema nõusse. Ja ma küsisin spetsiaalselt, et kui kaua see hinnanguliselt, kas ta mäletab, palju see aega võttis, et see võttis pool tundi aega. Ja lihtsalt see näide sümboliseerib seda, mida mina ise meditsiinitudengitele õpetades alati räägin, mida maailma arstieetika käsiraamat ka ütleb, et enamik vaidlusi arstide ja patsientide vahel saaks ära hoida sellega, kui rohkem panustataks suhtlemisse ja suhtlemise kvaliteeti. See on teaduslik fakt nii-öelda, et see ongi vastus sellele küsimusele. Et tegelikult, ja ma mõistan täiesti, et see olme ja see reaalsus vahel on selline, et ei ole erakorralise meditsiini vastuvõtusse, arst peab jooksma järgmise patsiendi juurde, et ei ole seda aega, aga ma arvan ja usun ka teaduskirjanduse põhjal seda teiste riikide näidete põhjal, et kui sellesse teadlikult panustada ja kui tekib see arusaam ja hoiak, et tegelikult, kui me õpetame sellist strateegilist kommunikatsiooni tervishoiutöötajatele,
siis see lõpuks aitab neil nii-öelda nende konfliktsete patsientidega toime tulla, mingeid ebameeldivaid asju selgitada, sest see on omaette teadus, mis sõnu kasutada, mis sõnu mitte kasutada. Et ma arvan, et see on see üks koht, kus me saame rohkem ära teha. Seda kindlasti, aga ma arvan seda, et seal kabinetis, kui nüüd selle haigete hammastega laps tuleb, siis arst üksi ei suuda seda imet teha, et see vanemapoolne osa seal kodus on ikkagi väga-väga suure tähtsusega ja kui ta ei viitsi või ta ei taha seda teha või ta ise kardab, siis see võibki jääda hüüdjaks hääleks kõrbes, eks ole, et ta siis otsib teise arsti, kus ta läheb ja ta saab selle saatekirja, eks ole, et ma ei räägi, doktor Seigo on selles mõttes õigesti, ta ütles, et ka arstide poole pealt, et on olnud juhuseid, kus lapsel on palju kahjustunud hambaid, mis oleks tegelikult, pikalt käid küll mingi aja tagant, aga see suu saab korda. Aga põhjuseks on see, et palju karioosseid hambaid, vajalik narkoosis ravi, et teeme korraga ära, siis on kõik õnnelikud ja rahul, eks ju. Et siis tuleks lihtsalt otsida teine arst ja käia teise arsti juures, kes viitsib sellega tegeleda. Ja muide üks näidustus, mis veel on vaat just need samad tissitajad lapsed, need pisiksed, et me ei tohi neid karioosseid hambaid sinna suhu jätta, aga tihtilugu seal tavatoolis 2-aastane sellise hävinenud suuga, sa pead selle pärast narkoosis tegema, et ta tegelikult ei ole oma vanuse poolest veel valmis ka tavaraviks. Aga täpsustan, et see, kui nagu 2-aastasele tehakse narkoosis hambaravi, et need olukorrad on väga harvad, juhtub seda harva või mis seis sellega on? Eile minu 5 patsiendist 3 olid 2-sed. Need ei ole harvad juhud. Ja muidugi meil on neid rohkem ka, sellepärast, et üldiselt nendel nii pisikestel on see narkoosi teema natuke kriitilisem ja sellepärast nad suunataksegi haigla tingimustesse. Aga kui ma nüüd võtan selle oma 15 aasta lõikes, mis ma olen seda teinud, siis nii palju kui väikseid neid sama rinnapiima kahjustusega lapsi nüüd ei olnud vanasti. Veel kord ütlen, rinnaga toitmine on okei asi, aga tehke seda kindlatel kellaaegadel, 3-tunniste pauside vahedega ja mitte öösel. Viimane asi õhtul on hambapesu. Me oleme siin tund aega arutlenud suutervise, laste suutervise olukorra teemal, aga nüüd tahaks anda sõna ka publikule, et kui publikus on kellelgi tekkinud mõni küsimus, siis siin kohe ulatatakse ka mikrofon ja siis palun, küsige. Tervist, minu nimi on Piret ja minul on vist olla siin õigus üks ainukene Eesti lastehambaarst. Sest milles on Eestis veel probleem, on see, et Eestis residentuuri lõpetanud lastehambaarste minu teada on 6 20 aasta jooksul. Ehk et see on üks teema lastega töötamisel. Et kui me räägime sellest narkoosis hammaste ravist, siis minu juurde ei ole sattunud ühtegi patsienti või lapsevanemat, kes tulevad ja nõuavad seda teenust. Ja enamus minu patsiente, kellel me teeme narkoosisravi, on ikkagi alla 5. Ja kui me räägime narkoosisravi näidustustest, siis enamasti on see lapse vanus, ravitöö iseloom ja ravitöö maht. Miks me otsustame selle teenuse teha või selle protseduuri teha niimoodi. Ja kui me räägime ka kvaliteetsest hambaravist kui sellisest, et see on nagu üks teema, mis siin käis läbi, see rinnaga toitmise lugu on üks asi, aga mida me võib-olla ka hambaarstidena aeg-ajalt unustame ära, on see, et suutervist või suus olevaid hambahaigusi, need võivad olla mõjutatud ka muudest faktoritest. Ja näiteks mina oma lapsevanemate käest alati küsin sünnianamneesi lapsele sünniloo kohta, esimese 2 eluaasta kohta. Ehk et need mõjutavad samamoodi lapse suutervist. Et millest me ei räägi väga palju ka lastehambaarstidena või lastega tegelevate arstidena on see, et haigusi põhjustavad ka näiteks hammaste struktuurihäired. No ja mis on see, et on vähemuses ju. Tegelikult statistiliselt seda tuleb järjest juurde. See tuleb näiteks kui Saksamaa andmeid võtta, siis kuskil nemad kaariast ravivad praegu oluliselt vähem, et
kuskil 13% on nendel lastel, kellel on struktuurihäired, on fooniks, miks hambaid on vaja ravida. Ehk et seal tulevad need komponendid ka juurde, et kuidas meie lapsed sünnivad, et meie lapsed, kes sünnivad keisriga, meie lapsed, kes sünnivad enneaegsetena, et need mängivad rolli ka suu tervises kindlasti, et need faktorid juurde. Et miks meile satub selliseid lapsi võib-olla praegu rohkem, kellel on see vajadus. Et küsida, et kellel on epiduraali lapsevanemad emadest tehtud sünnitusel, kellel on keisrilõikega sündinud lapsed, et kõik need asjad mängivad ka rolli. Et mitte ainult see tisitamine. Ma kasutaks nüüd võimalust, et siin on laste hambaarst, aga mis selle taga siis võib olla, et kas see ei ole populaarne nii-öelda laste hambaarstiks saada või kus see üldse tuleb, kas ülikool suunab seda, et on eraldi spetsialiseerumine laste hambaarst? Minule teadaolevalt esimesed residendid lõpetasid aastal 2019 Eestis. Ahah, see ongi uus asi. Ja see on jah, et neid on 6 arsti praegu, minu teada peaks olema lõpetanud, kes on spetsialiseerinud laste hammaste ravile. No see on super, siit joonistus välja hoopis üks uus teema, millega me ei arvestanud, et tegelikult võib-olla siis spetsialiseerumine nii-öelda laste hambaravile on ka mingi teema, mis kuidagi aitab seda. Lapsed ei ole väikesed suured inimesed. Absoluutselt. Ja, aga siin oli üks küsimus veel siit eest. Nii. Ja, Marek Vink, ka hambaarst. Ma tahaks kasutada juhust ja küsida õiguskantsleri büroo käest. Kas Eestis on nii võimalik, nagu on Soomes, aeg-ajalt on ajalehest lugeda, et lapsevanem on jälle süüdi mõistetud kriminaalkorras oma lapse tervise hukka saatmise eest. Ehk konkreetselt on lapsevanemad saanud kriminaalkaristuse selle eest, et nad oma lapsele rämpsu põhimõtteliselt on söötnud, mille tagajärjel on suus kõik hambad ära lagunenud. Et kas Eesti seadusandlus üldse võimaldab lapsevanemad sellisel mingi paragrahvi alusel nii-öelda süüdi mõista? Ja meil on mitte küll hammaste tervisega seoses, aga üks Riigikohtu lahend meil on olemas selle kohta, kui lapsevanem ei taganud oma lapsele tegelikult vähiravi ja see oli HIV ravi ja laps selle tulemusel suri ja see lapsevanem mõisteti kriminaalkorras süüdi. Et tegelikult küsimus ongi selles, et seadused pole takistuseks, vaid meil peab tekkima nagu see arusaam, et kus see sekkumise piir on. Nagu me enne siin rääkisime, eks ole, et tõenäoliselt kui selline hambapilt on, siis see on nüüd selle kas perearsti või hambaarsti enda otsus, et lastekaitseseaduse järgi ta teavitab sellest selle pere kohalikku omavalitsust, sest see, kuidas Soomes need juhtumid saavad olla, on ju see ahel hakkab kuskilt pihta, et keegi peab nii-öelda selle käivitama selle ahela, et need spetsialistid, kes puutuvad kokku selle lapsega, et nad avastavad, et tema tervis on täielikult hooletusse jäetud, peavad sellest teada andma. Ja sellepärast siis tegelikult ka Sotsiaalministeerium ongi ka selle aasta algusest lastekaitseseadust täpsustanud, et nii-öelda loonud veel eraldi loetelu, et kuigi kõigil, absoluutselt kõigil inimestel on kohustus teatada abivajavast lapsest, siis on eraldi loetelu, kus on siis arstid, tervishoiutöötajad esile tõstetud, et nemad mõistaks, et neil on kõrgendatud vastutus teatada sellisest lapsest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale. Nii et selles mõttes on see nagu aja küsimus ja proportsiooni küsimus, et kui hull see olukord oli, aga üks Riigikohtu lahend jah, selle kohta on olemas, kus lapsevanem on kriminaalkorras siis süüdi mõistetud selle eest, et ta tegelikult jättes lapse ilma tervishoiuteenusest aitas kaasa sellele, et laps suri. Aga kas teatatakse, et eestlasena on ikka ju kombeks see, et kui me räägime kellestki
teisest lapsest, et noh, et see on teise perekonna asi, see pole meie asi üldse ja et ärme sellega üldse tegeled, et kas nagu inimesed ikkagi nagu teatavad? No see teatamise tase pidevalt tõuseb ikkagi, et kindlasti on Eestil oma taak, seda on ka Eesti sotsiaalteadlased uurinud isegi lausa, et võrreldes Skandinaavia riikidega, et miks seal on vähem sellist teatamist, et noh, et kunagi me olime ühiskonnas, kus see oli väga halb, et kui sa kaebasid oma naabri peale, eks ole. Et aga noh, lasteabi telefon on väga suure töö ära teinud, on olnud palju kampaaniaid selle kohta, et tuleb teatada ja ma usun, et üha enam teatatakse ja nüüd, kus on ka lastekaitseseaduses siis selge alus, paragrahv, mis ütleb, et nii-öelda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja Sotsiaalkindlustusamet tohivad lapse terviseandmeid töödelda. Kui nad saavad sellest abivajavast lapsest teada, siis nad võivad küsida noh, kas perearsti või siis näiteks hambaarsti käest, et kas see olukord on nii, et me saime sellise teate, et siin on üks laps, kelle hammaste olukord on nii hull, et ma ei tea, et talle tuleb iga päev valuvaigistit anda juba, eks ole. Ja siis saabki pöörduda see kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja selle lapse hambaarsti või perearsti poole ja küsidagi siis, et kas see vastab tõele nii-öelda ja see olukord on selline. Ja siis sealt edasi juba nii-öelda teha ettekirjutusi lapsevanemale, et kohustada lapsevanemat minema arsti juurde lapsega. No vot, kui inimesel on olemas perearst, siis meil nagu hambaarstid nii ei ole. Ehk siis teisisõnu, perearst ei pruugi olla üldse tähelepanu väga pööranudki sellele ja see sotsiaaltöötajal ei olegi kellelegi väga helistada, seepärast et see ema ei olegi võib-olla selle 5-6 aastasega kunagi kuskil. Et ta ei ole kuskil pildis nii-öelda. Ta ei olegi pildis üldse. Et see on see üks hulk juhtumeid, millega tuleb eraldi mõelda, et kuidas nendeni üldse jõuda, eks ole. Ja tegelikult üsna sageli, kellel on väga karmid olukorrad seal suus, noh võib-olla mina professionaalsest kretinismist vaatan, aga selle ema enda suu on ka väga hull. Ehk siis jälle väärtused. Aga kuivõrd siin arstidel on olnud seda kogemust või kuulda olnud, et on selliseid täiesti põhimõttelisi vastaseid, et mina neid arste ei usalda ja minu laps hambaarsti juurde ei lähe saagu, mis saab? Või nii hull ikkagi ei ole? Ei, nii hull ei ole. Pigem ollakse seda meelt, et fluor tapab ilmselgelt varsti kohe maha nii teda kui tema last, ehk siis teisisõnu fluoriga hambapastasid ei taheta. On mingi väike hulk, kes on kuskilt lugenud midagi ja arvab, et see on kole asi, aga ometigi teaduspõhiselt see on kinnitatud, et see fluor töötab. Samamoodi ksülitol töötab, et meil on suunamudijaid, kes on 100% selle poolt, et võibolla peab kookosrasvaga või söega või ma ei tea, millega neid hambaid pesema, aeg-ajalt tuleb niisuguseid huvitavaid ettepanekuid. Et siit tuleb sotsiaalmeediast ka hulga väär. Jah, et selles mõttes, eks nad mõjutatud võibolla saavad ja olen kuulnud ka seda aeg-ajalt, seda küll pigem harva, et laste hambaid ei tohi elektrilise hambaharjaga pesta. Et eks niisuguseid kummalisi asju tuleb, aga pigem me peaks ikkagi pöörama tähelepanu sellele, et me nendel mudijatel ei laseks mõjutada, et sööge vähe ja väikeste vahemaade tagant, vaheaegade tagant, et see oleks võib-olla see määravam pool. Aga ma näen, et meil on publikust taas küsimus. Katri Mestak, olen ka hambaarst. Ja minul on selline küsimus, et kas võiks olla see lahendus meil, et kui lapsevanem valib endale perearsti, siis ta peaks ka valima ka hambaarsti oma lapsele. Siis saaksid lapsed palju kiiremini pilti. Et ma nüüd vastaks Katrin sellele küsimusele, et tegelikult see mõte on meil juba eos olnud pikemat aega. Et meil tekivad nii-öelda ka hambaarsti nimistud, aga ta on veel praegu natuke algeses järgus, et kuidas me sinna jõuame, kuidas me saame kinnistada need lapsed ühe kindla hambaarsti juurde, kes on need hambaarstid, kes selle süsteemiga on nõus liituma. Et siin on hästi palju osapooli, kellega me peame selle kokkuleppe saavutama. Täna esimese sammuna oleme me uue pilootprojekti raames vaadanud seda, et siduda hambaarsti nimistu nii-öelda suuhügieeni spetsialistiga või suuhügieeni õega.
et üks hügieenitöötaja nii-öelda kureerib siis kindlaid nimistuid ja perearst suunab otse selle lapse selle spetsialisti juurde ja spetsialisti juurest peaks ta jõudma ka põhjusel hambaarstini, kui spetsialist seda põhjust näeb. Esimene etapp selles on muidugi see, et see spetsialist nõustab lapsevanemat. Tal ei ole täna seda teadmist ega õigust, et sekkuda ravisse või diagnostikasse, aga see on see esimene samm, et jõuda selle teadmisega lapsevanemani, et kuidas siis oma lapsega edasi tegutseda. Aga me kindlasti oleme mõelnud sellele samale teemale ja see mõte pole uus. Ta lihtsalt vajab veidi aega ja nii-öelda käivitamist. Nii, kas kellelgi on publikust veel tekkinud mõni küsimus ja sealt poolt? Nii, aitäh väga toreda arutelu eest, et minu küsimus on tegelikult see, et kuidas te hindate seda praktikat üldse hambaarstide enda poolt, et see teavitus abivajavast lapsest. Et kas selline praktika üldse on, mina näiteks ei tea, et oleks keegi teavitanud, et aga kas või kuidas see päriselt on? Nii. Ma ei tea, kas hambaarstid oskavad vastata, aga ma saan öelda oma praktikast, et neid juhtumeid on. Minu käest on tihtipeale küsitud, kuidas kuhu teavitada ja neid teavitusi on tehtud. Siin on ainult üks teine negatiivne pool juures, et tegelikult peale seda teavitust ja sekkumist võib see pere kaduda täiesti vaateväljast. Ta kas vahetab elukohta või ta ei pöördu enam üldse meditsiiniteenusele. Aga sealt vist on mõte siia lisada. See on tegelikult päris tõsine teema ja siin tegelikult tahakski ka spetsialisti käest nõu küsida, et väga konkreetne näite järgmisest nädalast patsient on ravile kutsutud. Vanemaid on teavitatud, et nüüd see aeg on käes ja vanemad loobuvad ravist. Selle teavituse teeb registratuur ja siis, kui ma tahan teada põhjust, miks nad ei tule, miks nad loobuvad, siis mul ei ole võimalik vanemaid ka telefonitsi näiteks kätte saada. Ja nüüd on siis, et kui kaugele ma pean minema arstina ja mis ajast ma peaksin tegema seda telefonikõnet. Ja vanemad ei võta vastu. Nüüd on küsimus, et mis see järgmine etapp on. Kui saata kiri ja hoiatada või selles mõttes me tahaks ju kohe ähvardada, et ma annan lastekaitsele teada, et mis see formaat peaks olema, kas kirjutan mina arstina või kirjutab kliinik, et kes selle kirja siis teeb ja hoiatab, et kui te ei tule või ravi jääb pooleli või mis aja akna me peaksime nendele vanematele andma, et nüüd, et teil on kohustus, eks ju, last poole aasta tagant hambaarsti näida, et okei, me saame aru, te praegu loobute ravist, et võib-olla te otsite teisi võimalusi, aga et see ravi peab olema tehtud, kui seda me näeme, et see ei ole alustatud või kes selle vastutuse siis võtab ja et kuidas see siis peaks käima? Selle kohta, et kuidas see protseduur täpselt teha, et see on tegelikult tervishoiuasutuse enda otsustada, sellepärast et seadus ütleb ainult seda, et tuleb abivajavast lapsest teatada ja see hinnang, et kas ta on nüüd abivajav või mitte, see ongi muidugi see kõige keerulisem koht, sellepärast et tõenäoliselt te oma kogemusest ikkagi ka tunnetate, et kui on, ütleme, pere, kes käib lapsega hambaarsti juures ja tal on enam-vähem korras see suu, eks ole, et me ei räägi nendest juhtumitest, mis me siin pildi peal nägime. Pigem selline, eks ole, ja et siis, et see ongi, seadus siin paika ei pane apteegi kaaluga, et see on nüüd selle arsti tegelikult enda kaalutlusotsus, et kas see ongi nüüd see nii tõsine olukord, et ma teavitan, eks ole, ja nagu me enne ka rääkisime, et loomulikult on mõistlik suhelda enne perega täpselt see, et seesama, kas teie kõne või email, et minu hinnangul on see suu olukord nii tõsine, et see on kahjustab juba lapse tervist, eks ole, ja see on teie vastutus ja ma olen sunnitud võtma ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga, kui te ei tule ikkagi arsti juurde. Et loomulikult siin on need riskid, nagu me kuulsime, et see nagu kõik, kes on arstiks õppinud, teavad seda usalduse ja seda teemat, eks ole, et see on usaldussuhe ja kõik. Ja selge on see, et kui selliseid samme on vaja astuda, siis see usaldus saab väga tõsise hoobi.
ja selleks seda on vaja tõsiselt kaaluda, aga ma usun, et noh, kogenud arstide tunnetus ongi see, et kui sa näed sellist pilti suus, et noh, siis sa saad aru, et okei, et mul on kaalul see, et kas see pere saab minu peale pahaseks ja vahetab lastearsti või seda hambaarsti või see, et see lapsele sünnib tõsine tervisekahju. Et sellist formaati seadus ette ei näe, et kuidas seda teha, et tegelikult võibki pidada lihtsalt selle võib vabalt hambaarst ise helistada perele ja öelda, et noh, ma olen mures. Ma ütlengi, et vanemad ei ole telefonitsi kätte saadavad. Jah, või siis nii-öelda kiri saata, eks ole. Ja teine küsimus on see, et kuidas seda peaks dokumenteerima, ka ravikaarti. See on kindlasti mõistlik dokumenteerida, et... Aga kuidas siis, et me peame sinna panema mingid diagnoosid või asjad või kuidas see siis käib? No võt see on nüüd juba meditsiiniline küsimus, mitte niivõrd juriidiline, et see on nüüd kindlasti hambaarstide seltsi selline arutamise küsimus ka, et selge on see, et see dokumenteerimine on ülioluline, see kaitseb ju tegelikult ka arsti ennast. Et sama, mis suur teema, mis meil mitu aastat on läbi käidud, näiteks on see lapspatsiendi kaalutlusvõime hindamine, et kui tuleb minu juurde 15-aastane laps, kes ükskõik mis arsti juurde ja ta vajab ravi ja tal on näidustatud ravi ja ta on täiesti mõistlik ja me arutame temaga kõik läbi, siis võlaõigusseaduse järgi tema saabki ise anda teavitatud nõusoleku. Aga selge on see, et see tuleb dokumenteerida, sest kui seda ei ole dokumenteeritud, siis loomulikult keegi, kes vaidlustab, kas need vanemad hiljem, siis nad ütlevadki arstile, et aga te ju üldse ei analüüsinudki seda olukorda, et seaduse järgi te peate hindama, et kas ta siis on piisavalt küps nii-öelda, et ise seda otsust teha ja siin on sarnane olukord, eks ole, et siin on nagu ka mingid kaalukausid ja selge on see, et see on nagu mõistlik dokumenteerida, aga siin on juba nagu väga meditsiinilised ja kliinilised teemad, kus mina ei ole ekspert, et siin peaks kindlasti siis... No dokumenteerimise koha pealt ma võin täiendada siin Kristit sellega, et kindlasti üks asi, kui te olete saanud juba kontakti korraks selle lapsega, et teil on olemas suune staatus ja objektiivne kirjeldus, mis seal suus näha on ja mis see situatsioon on, kui see on piisavalt tõendav juba olukorda, et selle lapse tervis on ohus, siis ma arvan, et see on juba päris adekvaatne dokumenteerimine. Kas kellelgi on publikus veel mõni küsimus, mõte tekkinud? Ja sealt veel üks. Ma jätkan natuke selle sama teemaga, sellepärast et Terviseametis töötan ja see on, kõik need teemad lõpuks jõuavad ka sinna. Ja siis mis need vaidluskohad on tegelikult, et lapsevanemal tavaliselt on ka 2 vanemat. Üks on poolt, teine on vastu. Et need on need sellised klassikalised vaidlused ja pluss veel see siis, et parandage, tehke midagi minu digilooga, et ma ei soovi, et need andmed seal on. Et noh, ütleme seal selles mõttes, et alati võib öelda, et tervishoiuteenuse osutaja ise peab midagi tegema, aga ütleme natukene, võib-olla siin peab mõtlema selle peale, kuidas see regulatsioon toetaks ka seda teavitamise. Siin räägitakse kohalikust omavalitsust, tegelikult ju hambaarstid ju ei tea, mis valla laps see on. Et noh, ei ole isegi õigust teada. Ja see teavitamise pool võib-olla tasuks läbi mõelda, et kuhu ta siis teada annab reaalselt, et see hakata kõiki omavalitsusi läbi helistama, et kas on teie laps. Täna on ju selleks interaktiivne keskkond olemas, kus teavitada väärkoheldud või tervist ohustatud situatsioonis olevatest lastest, et sealt juba tegelikult liigub see rada edasi. Ma ei teadnud, see on väga hea. Super. Aga meil aega hakkab varsti otsa saama. Siia lõpetuseks ma tõstataksin tegelikult selle tuumküsimuse, mis on ka selle arutelu pealkiri, et kuidas me siis selle nüüd kokku võtaksime, et kelle mure see laste tervis siis on, et on see lapsevanema, hambaarsti, kooliõe, meie kõigi, et kuidas te selle kokku võtaksite, alustame Kristist. No see on meie kõigi ühine mure loomulikult, et ja me võiks igaüks mõelda, et mis rollis me oleme ja kuidas me selles oma rollis saame sellele kaasa aidata, et kõik, kes me oleme lapsevanemad, võiks vaadata peeglisse korra, et kas me oleme kõik teinud endast oleneva, et meie laste hambad oleks terved. Ja kuidas oma lastele selgeks õpetada see, et hammaste pesemine on selline küsimus, mille üle ei saa diskuteerida, et noh, see on ikkagi vanemlike oskuste küsimus väga, väga paljus, et ma nagu väga
vaatan sinnapoole, et meil võiks olla see vanemaharidus mõtestatud riigis niimoodi, et lapsevanem saab ikkagi riigi toel teatud ulatuses need teadmised ja oskused, kuidas tagada oma lapse areng ja tervis. Tiia. Ma võtaks selle kokku ühe väga kitsa lausega, see on vabadus ja vastutus. Meil on täna väga palju räägitud ühiskonnas vabadusest, aga me oleme ära unustanud sõna vastutus. Kui me oma mõttemalli selle järgi seame, siis ma arvan, et koostöös kõigi osapooltega me saame need probleemid kõik lahendatud. Ja Kristiina. Mina olen mõlema eelkõnelejaga nõus, et inimesed peaksid oluliselt rohkem võtma vastutust oma tervise eest, et ei oleks ainult meie mure, see küsimus, et kelle mure on see Eesti laste tervis, vaid ka vanematele jõuaks see kohale, et see on, nii nagu ma ütlesin, et inimese enda harjumused on tema tervise puhul moodustavad 36% nendest mõjufaktoritest, et see on väga palju, on iseendal ära teha, ennast harida, aga fakt on see, et ennetust ja seda tervise väärtustamist siis peaks ikkagi tegema poliitikud ja ühiskond. Aga suur aitäh teile, kes siin kaasa mõtlesite, kuulasite, aitäh kõigile veebis kuulajatele, vaatajatele ja aitäh arutelus osalejatele. Aitäh! Aitäh!